Kui toimub maavärin, siis levivad mitut sorti lained ja nendel on ka erinev purustusjõud. Missugused need lained on ja mismoodi nad levivad? Seismilised lained levivad väga reeglipäraselt. Pärast maavärinat kõige kiiremini liigub pikilaine ja ta on selline piki suunas liigutus, võnkumine läbi maakera. Ja pärast seda täpse reegli järgi umbes 1,7 korda aeglasemalt edastub ristlaine ja ristlaine ongi ristsuunas see liigutus. Ja kolmandaks lõpuks tuleb kahjuks kõige suurema amplituudiga, kõige suurema sellise võnkumise võimega pinnalaine. Tegelikult on ka maa siseehitus kindlaks tehtud just seismoloogide poolt. Kuidas see juhtus ja kuidas see võimalikuks osutus? Just nimelt seismoloogia ongi ainus teadusharu, millega me saame enam-vähem kindlaks teada, kuidas maa seestpool on. Otseseid vaatlusi meil on ju kõige sügavam puurauk ainult umbes 12 kilomeetrit sügav. Aga seismilised lained, kui suur maavärin toimub, nad tõesti läbivad tervet maakera ja kuidas nad maakera kihtide erinevatelt pindadest edastuvad ja peegelduvad, selle järgi me võime järeldusi teha, kuidas maa siseehitus on. Seismoloog vaatab seismogramme, andmeid ja andmed peavad klappima teooriaga, mis meil maa siseehitusest on. Ja kui mõtleme, et maakera kõige sisemine osa on tahkesolekus sisetuum, siis on vedelas sulasolekus välistuum, siis on voolavas olekus tahke või nii-öelda tahke vahevöö ja siis on kõige pealmine on see kivistunud maakoor. Ja selle sisetuuma ehitus või välistuuma ehitus tehtigi selgeks seismiliste lainetega. Et see, kui arvati, et on üks ainult tuum ja tahkes olekus, see ei klappinud seismogrammidega kokku ja siis avastati, et kui ongi tahke välistuum, sisetuum ja sulasolekus välistuum, siis andmed sobivad kokku sellega, mida me maa siseehitusest arvame. Ja kuidas teada, kuidas me võime väita, et välistuum on vedelas olekus, mitte keegi ei saa nii sügavale vaatama minna, aga see tuleneb seismiliste lainete iseloomust. Ristlained, need, mis pärast seda oli kiirem pikilaine, siis oli aeglasem ristlaine. Ristlaine ei tohi edastuda vedelikust, ta sumbub seal. Ja siis vaadati seismilisi signaale, et sealt tõepoolest on olemas andmeid, et sellist signaali ei ole, mida me ootasime ja järeldus oli, et välistuum peab olema vedelas olekus. Et ta on nagu ära sumbunud vedelikus? Või see ristlaine sumbub selles kihis ära, ta võib uuesti tekkida piirpinnal, aga siis ta on pikilainest tekitatud ristlaine. Kui ette ennustatavad tänapäeval need maavärinad on? Kahjuks me ei saa teha sellist nagu ilmaprognoosi, et ülehomme kell 3 pärastlõunal toimub umbes magnituudiga 6 maavärin kuskil piirkonnas. Kahjuks see on nii, aga praegus seismoloogias tehakse statistikalisi ennustusi, et on teatud tõenäosused, et teatud piirkonnas toimuvad maavärinad ja teiseks praegu on ka väga palju kaardistatud igasuguseid murranguid maakera peal. Kui mõtleme, väga hea näide on Sant Andrease murrang, väga palju uuritud Californias. Sellega seda kogu aeg geodeetiliselt vaadatakse, kas midagi nihkub või kas ta lihtsalt püsib paigal ja see on teatud tuntud murrang, mille kohta teatakse, et kunagi peab ta lihtsalt, ta ei pea enam sellele pingele vastu, ta peab murduma, peab tekkima maavärin. Aga siis on ka selliseid statistikalisi reegleid, võidakse vaadata, et kui on tuntud murrang, mis on aktiivne, et kui on teatud osa sellest, California on hea näide, Türki võiks olla teine, et teatud kaua vaikne osa on tõenäolisem, et seal tekib järgmine maavärin kui teises osas, kus on maavärinaid hiljuti olnud ja kus pinget on vabanenud. Aga kahjuks ma kordan veel, et me oleme praegu sellisel tasemel, et me saame
statistikalisi ennustusi teha, aga ei saa mingit kindla peale, et evakueerime näiteks kuskilt linnast inimesed ära, et on teada, et tuleb maavärin. Eks sinna poole püütakse saada, aga see on väga suur väljakutse. No kui ei ole võimalik ette ennustada, siis mis mõte on sellel tagantjärele, ütleme, nende maavärinate mõõdistamisel, et õnnetus on juba juhtunud, maavärina toimunud, mis mõte on selle väga täpsel kaardistamisel, kus mida toimus? No väga täpsel kaardistamisel on näiteks see eelis, et siis me teame, et mis piirkondades on millised maavärinad võimalikud. Ma võiks tuua näite Island. Islandil on teatud piirkonnad suurema maavärina ohuga kui teatud teised piirkonnad ja kuna neid on, statistika on juba mitmesaja aasta jooksult kogutud. No muidugi vanasti olid vanad ajaloolised dokumendid, aga uuemal ajal mõõdistamised ja selle järgi on Island jagatud erinevates piirkondades, et ehitusstandardid seal ohtlikumas piirkonnas on palju rängemad kui mõnes teises piirkonnas, kus geoloogia ja seismoloogia järgi me enam-vähem kindlaks teame, et nii suured maavärinad ei ole võimalikud. Ja loomulikult maavärinate fikseerimine on väga oluline selleks, et hoiatada inimesi võimalike tsunamite eest ja tsunamid on selles mõttes väga pahad nähtused, et nad võivad tekitada suurt ohtu sellistes piirkondades, mis on iseenesest võib-olla mitte seismilised ja väga kaugel sellest kohast, kus maavärin toimus. Et näiteks kui mõtleme seda suurt Jaapani maavärinat, selle tsunami lainetus jõudis Tšiilini ja no tegelikult terve Lõuna-Ameerika rannikuni, pühkis üle Hawaii saared. No tegelikult terve Vaikse ookeani piirkond oli sellega ohustatud. Kui toimub maavärin, siis sellest maavärina epitsentrist tuleb 3 sorti laineid. Aga mis veel toimub? Kas on kõik, mis maakeraga toimub peale maavärinat? Kui toimub hästi suur maavärin, no ütleme magnituud 9 või 8, midagi sellist, siis ta paneb tegelikult terve maakera helisema. Maa on nagu muusikainstrument ja ta heliseb sellise oma võngete. Terve maakera niimoodi radiaalselt hakkab võnkuma või siis on tal nagu mingi väänamisse. No, need on teatud sellised seaduspärasused, kuidas ta võngub. Pärast sellist suurt maavärinat maa võib heliseda isegi 6 aega. Muidugi sumbub ta tasapisi ära, aga see võnge toimub. Mis sorti maavärinad Eestis toimuvad? Eestis on väga väikesed maavärinad globaalses mõõtkavas, aga no meil on võrdlemisi, no meie jaoks suuri maavärinaid vahest oodata küll harva, aga ikka juhtub. Väga paljud inimesed kindlasti mäletavad Osmussaare maavärinat aastast 1976. Selle magnituudis hinnati 4,75, mis on päris suur meie piirkonnas. Eks seda tunti ka Rootsis ja Soomes, et suurel alal. Ja tema on osa sellist murrangusüsteemi, mis ulatub või see koht, kus Osmussaare maavärin toimus, on osa murrangusüsteemi, mis ulatub Ahvenamaa saartelt Osmussaareni, Paldiskini ja kuni Pihkvani. No muidugi on ta väga tagasihoidlik murrang ja tagasihoidlikult aktiivne maailma mõõtkavas, aga meie jaoks on ta ikkagi arvesse võetav.